Sven Kaldre tundus kõrvalt, et täna Kalev Cramo mängis vähe teist kaitset ja vähe kõvemat kaitset, kui oli poolfinaalseerias Tartu ja tundus, et lõhkus meie meeskondlikku mängu veidi. Jah, et nad on kaitses väga agressiivne meeskond, me teadsime seda ja kõik need mängud tulevad sellised, et sellise agressiivse kaitsega. Vaadates visete arvu oli suurem, realiseerimine oli kehvem. Kas see agressiivne kaitse ongi see, mis selle protsendi alla viib? Võib ka nii öelda, et ma ei tea, ma peaks mängu üle vaatama, nagu teine poolega võib-olla oli seal liiga palju niisuguseid enda peale võtmisi või ei olnud väga meeskondlik see mäng, et võib-olla see viib ka selle protsendi alla. Tablood vaadates oli meie meeskonna punktiviskajate rida oli üsna võrdne. Kas see võiks pigem hea olla, et meil ei kerkinud praegu liidrit esile otseselt, kes viskab üle 20 punkti, vaid see rida oli üsna võrdne? Minu arust on see meie peatreeneri kogu aeg tähtis olnud, et kõik viskaksid, et kõik oleks mängus sees, et siiamaani ta on tahtnud, et kõik oleksid mängus sees, ongi, et ei oleks üks vend, kes päev siin 50 sanga või 40 sanga mängus. Sven, saad ja oskad sa seda meeleolu ja seda tunnet edasi kanda, mis oli meeskonna ruumis, oli meeskonna koosoleku peale mäng oli? Kerge kurbus on, aga samas me teame, et siia finaali jõudmine oli juba väga suur asi Raplale, meili endile, et me juba peame unustama selle mängu vigadest õppima ja ülehomme jälle valmis olema, et ei saa väga kauks põdema jääda siin. Jah, pühapäeval on järgmine mäng. Nüüd üks päev on ainult vahe, et kuidas see valmisolek on? See füüsiline põhi on, ma ise pakun välja vist päris hea, et te kestate väga hästi. Ma usun ka, et see natuke on raske, aga ma usun, et me saame hakkama, et terve hooaeg on selle nimel tööd tehtud. Aitäh, Sven!